Poliitika puudutab kõiki ühiskonnaliikmeid. Paljud inimesed, kes just otseselt poliitikud ei ole, tahavad ikkagi ise poliitika küsimustes kaasa rääkida. See on igati loomulik ja hea. Loomulik on seegi, et inimestel on poliitika asjus erinevad vaated. Igaüks võib oma vaateid vabalt valida. On aga töökohti, kus tuleb poliitika küsimustes eriti tähelepanelik olla, et oma vaateid teistele mitte peale suruda. Õpetaja töö on just üks niisugustest töödest. Vaatame, kuidas õpetaja Pille oma töö ja poliitika huvi kokku sobitab. Pille töötab koolis. Ta on kunstiõpetaja. Pille on aktiivne inimene. Vabal ajal tegeleb ta oma hobidega. Pille suurim hobi on poliitika. Talle meeldib poliitiliste küsimuste üle arutleda. Aeg-ajalt kirjutab Pille poliitika teemal artikleid. Ta tahab kutsuda inimesi olulistel teemadel kaasa mõtlema. Ühed lugejad on Pillega nõus, teised ei ole. Pille meelest on see igati loomulik. Erinevaid arvamusi võrreldes saab ju paremaid otsuseid teha. Aga ühele Pille kolleegile ei meeldi, et Pille poliitikast artikleid avaldab. Selle kolleegi arvates ei tohiks ükski õpetaja avalikult öelda, millist erakonda ta eelistab. Kolleeg kardab, et Pille surub õpilastele oma vaateid peale. See kolleeg räägib oma murest kooli direktorile. Kooli direktor selgitab, et inimese poliitilised vaated ei takista teda hästi töötamast. Loomulikult ei tohi õpetaja õpilastele oma poliitilisi vaateid peale suruda, aga seda Pille ei teegi. Vabal ajal on tal aga täielik õigus poliitikaga tegeleda. Keegi ei pea oma töökoha tõttu oma poliitilisi vaateid varjama. Oluline on vaid see, et väljendad end alati viisakalt ja teiste suhtes lugupidavalt.